Ja nii, pimedaks juba läheb ja tegelikult õhtu on käes, kell on 6. Ei ole nii hiline õhtu ja nagu ikka oleme siia Marguse juurde kogunenud siia garaaži. Siia tuleb kohe üks auto, mis meil siis andis otsa. Vaatame veel, mis seal on. Kindlasti, et hetke seisuga on teada rattalaager. Aga kas et leiab veel midagi, mingid vigu, siis see kõik selgub. Nüüd Margus just läks väravast välja, läks mu piirale järgi. Nii et põnev. Mul sai ühe päevaga andsid otsad 3 autot. Ja nagu ikka, Marguse juures aega ei ole. Minul on vaja kiiresti, nii et olemegi siis nii-öelda kogunenud siia õhtusel ajal väljaspool tööaega. Vaatame siis üle, mis selle Nubiral viga on. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Sõidab küll, on ju? Kuule, ma pean ütlema, ma olen üllatunud. No, jätame selle vahele, et seda autot vist pole kunagi pestud. Vist sellest ajast, kui ta renti läks. Aga siit tagant on mees kõik puhtaks teinud. Siin oli siuke ladu enne. Ma olen uskumatult nagu, ma olen reaalselt üllatunud. Tal oli siin prügimägi vanasti. Et muidugi ma võin oma pikaajalistele klientidele ma võin teha ka boonuse, et ma lähen viin ta pessu ära enne kui tagasi on. Et lööme särra peale talle. Peale seda, et Margust viib ta muidugi ideaalsesse korda. Eks ole, Margus? Viime ta ideaalsesse korda, jah? Pidi olema vasak esimene. Ma olen muidugi õige jopega ka siin. Ise paks nagu ma ei tea kes. Nagu nii pääse, kuskil tulin filmima. Et te aru saaksite, ma tulin filmima. Üle nii heledas. Ja ruumi siin on nii, et pihta lähen, olen kohe must, võib ära visata asjad. Äkki eksis? Kas sa sõidu ajal ei kuulnud midagi või? Aga ta ütles, et viie... no jumal tänatud. Et siis ei ole mitte vasak, vaid on parem. On rattalaager või puks? Mis sa arvad? Rattalaager, jah. Saame ära vahetada mõlemad. Jaa, liigub, see on kohe näha, et liigub. No väga hea, siis on selge see pool. Pluss rooli ots, eks ole. Ei, no me kohe ju. No, need lähevad kõik jälle prügimäele. Siin alt ei ole midagi. Kurat, näha küll ei ole midagi. See on üllatavalt. Aga auke ei ole midagi reiski. Ma ei mäleta, ma ei tea. Kes enam jõuab neid jälgidele? Ahah, Stabiks läheb ka vahetusse. Aga hea. Et te aru saaksite, siis see on umbes 14 € kõik kokku.
ma arvan. 400. Ei ole 400, nüüd seletada. Kas sumps on lahti kuskilt või? Summiti sukast. No seda sa näed alles siis, kui sa lahti võtad, on ju. Taas loksub. Siis kui põrisema hakkab, siis. Sest praegu seisuga ei ole mitte midagi kuulda, et oleks sumpsil midagi lahti. Taga ei ole midagi. Räägi, kas sellel autol tehakse kokkujooksu? Sest see tundub nagu, et on ära söönud. Kas see on sellest või see on lihtsalt vana rehv juba? Lõpuni ära sõitnud. Kurat, mis siin on? 15. Kui julgeb neid polti lahti võtta. Siis on ju kööga. Selles mõttes rattalaager on nagu raskem asi, aga ülejäänud on ju on andeks. No jah, rattalaager ainult. See on selge. Kas lähme kohe järgi või esmaspäev? Veedamist või ma arvan, kõik juba kodus on. Maal üksi siin. No selge. Ega ma seda ei tahagi, et sa nüüd siin korda teed. Mul on kahju, et ma Kiiat ei saanud tuua. Ma arvan, et ma toon ta pühapäeval. Seda vähem ta peab sõitma siis bensuga. Mul on ainult Honda jäänud. Mul muud midagi ei ole. Ja need rehvitud siin sellele? Ei. Need naastud on minu teada Opeli omad. Pole veel. Ma pean vaatama, mis mul seal veel järgi on talvekatest. Sest minu arust ma ei mäleta, aga minu arust need talvekad me viskasime ära. Ei, mis siin teha on? Need lähevad kohe vahetusse. Ma panen siia MS-id alla. Aga oota, mis mõõt siin oli? See on ka 15, aga mis siin on? Mis meil siin on? Jaa. No, see on ju selle omad. Need olid lihtsalt natukene kõrgemad. See ju nägi see auto, see Opel. See Opel nägi nagu tank välja, kui me panime need rehvid alla. Aga üliägeri, kõik sõitsid. No sa ise ütled, et need tuleb ära vahetada. No. Ja siis praegu ei ole mõtet ju naeltega ringi panna. Pane tal need lamellid alla ja need on aastaringsed. Ma hakkan vaikselt aastaringsete rehvide peale minema. Ma siin ainult rehvi vahetustega kaotan mingi kuradi ma 4 sotti. 2 korda aastas on 8 sotti, kokku on tonn. Selge. Jaa, muidugi. See on lihtne värk. No nii, mis nüüd? Mis asi? Käigukast või? No? Ei hakanud sõitma kohe. Pidi käigu peale, pani R-i ja siis viskas mingi kandilise ruudu ette, hakkas vilkuma. See R kadus ära ja siis käik ei läinud sisse. Aga mingi 3 korda tegi, siis 4 korda läks kõik sisse. Mul ei ole vaja siukseid uudiseid. Mis jutt see nüüd järsku on? Turul pole nagu nii ühtegi autot osta. No. Pane tuled põlemane. Näite. Läks ikka. Ei tea, mingi äkki oli peale käivitamist nii kiiresti palju.
Tagumine käigu. Tahad veel kord proovida? Kohe paneb uudisse. No ju siis oli midagi. See. No nii, Nuvira kokkuvõte. Rooli ots, stabika puks ja rattalaager. Need on kopikad, need on täis kopikad. Ette aru saaksite, see auto, kes on jälginud, see auto on ostetud. No jumal, et ma nüüd ei valetaks, kas Viljandi või Võru. Kurat küll, mul on nii piinlik selle venna ees. On mul üks hea autode müüja, kes mulle pakkus selle vist. Kurat, ta kindlasti vaatab seda videot, et parandab mind. Äkki oli 700 või? Midagi taolist. Ja praegu seisuks on 2 aastat olnud rendis. Ja ta on siis umbes sisse toonud, ja ta on kusjuures pideva rendis. Ta on sisse toonud vist ala üle 3000 euro praegu. See on puhas. Et päris hea. Päris hea ost oli. Aga jah, et tõenäoliselt remonti ma ei saa filmida, aga vähemalt teate, mis vead siin sellel autol olid siis sees. No nii, rääkisin Margus ära nii kaua, või kuna ta nagu nii on siin veel ja otseselt midagi sisse ei tule tal hetkel õhtul, siis vaatame Opeli ka korraks üle. Mina kurdan, et seal on mingi rooli otstega, aga professionaal, ekspert annab kohe oma hinnangu. Kas viime selle prügimäele või siis anname teise võimaluse. Et te aru saaksite, mul on crazy mõte, et sellel peaks ära vahetama mootorrihma. Ma naudin seda autost. Ma ei tea, kas me saame praegu piiluda sinna korraks. Kas see on keeruline? Ei no, äkki seal on niimoodi, et tead, et viimase selle niidi peal hoia. Okei, kui ei saa, ei ole vaja. Vot Margusel hakkab ka juba vanus tulema, et ma mäletan neid aegu, kus ta kükitas lihtsalt. Ja nüüd on juba häälitsemisega. Ja. Eks see elu ole siukene. Vanus tuleb peale. Millal need tudengid tulevad sulle tööle, Margus? Aga panemegi kohe kuulutuse välja, oota, kohe pane. No nii, noored tehnikud, kes te olete, võtke Margusega ühendus, Margus tahab teile tööd pakkuda. No, et hetkel on muidugi väike garaaž, aga tulevikus kindlasti areneb ja tuleb suurem garaaž. Nii et kui sa oled pädev, oled alluv või kuidas me ütleme, kuidas see kuulutus parem panna? Kui sa oled nõus kuulama professionaale, siis kirjuta talle kindlasti, et otsime kindlasti noori spetsialiste, mitte neid vanu, kes on alla 50 eurot tundi, ei tee midagi. Sellise meil vaja ei ole. On nii, Margus? Ja loomulikult ma panen tema telefoninumbri siia alla, otse telefoninumbri, et te saate talle otse helistada. Seda on ennast kõik helistage. Kuulsite, jah, Margus ise ütles ka, ma kordan ta sõnad üle. Helistage kindlasti. Muidugi, see esimene laks, mis siia läks sisse, oli üle tonn 200. Tulin ainult summutit tegema. Ei, mitte sinu juures. Margus, sinu juures oli teine arve. Esimene arve oli Troost autos. Ja ma ju ei teadnud siis Margust. Troost auto ei saa midagi pahasti öelda, et praegu Troost auto minu arust müüb mingit boksi seal. Ei tõstud. No see hääl on veovõllist. Käigu Eestist. No undab, vahet ei ole. Nii kaua kui sõidab, nii kaua sõidab.
Väga hea. Aga palju sellele käigu eest maksaks muidu, kui see nüüd peaks kunagi otsa andma? Ma ei kujuta. Tegelikult ei pea, ma arvan, et see käigukast on sama. Ja. Aga taga, vaatame taga, sest taga käib küll mingi undamine. Vaatame, kas seal rattalaagrid on korras või? Väga hea, noh. Aga taga käib vahepeal undamine. Aga muidugi siin kettad ka otsas, vaata. Kettad on otsas. Vaata, siin ka seda kaitset ei ole ju. Vaata, äkki see läheb mustaks, vaata, ja sellepärast ka teeb seda häält. Või siin ei olegi ette nähtud või? Mõlemal pool on ära mädanud. Vist. Et te ka, kes olete autoremondi luksepad, et kas siin ei peaks olema tegelikult mingi plekkkaitse või? Peab ikka, enne. Et see on, kas see... Mul on vahepeal, ei, see kiiret ei ole muidugi, aga ma lihtsalt mõtlen, et kas sellest võib tulla, mul on undamine vahepeal seal, just keerates. On jah? No siis on selle nagu täitsa null juba või? Praegu täna peab ära vahetama. Ma ütleme, et see kots on otsas. Otsas? Aga kurat, äkki see undabki siis? Ta teeb just suge... Ja see sama teebki sul. Rabib ketast. Aga millegi pärast seal kuul üks kots. Et võib olla, et natukene on kinni seal ikkagi super. See on telli ära need ja... No see on meil ju, köki-möki profile on see vahetus on ju, kurat, see on 7 minutit. Peab panema kohe taimeri käima, 7 minutit on see tehtud. Ei no iseenesest siin tulevikus on kettad asjad ka ära vahetada. Mul ei ole sihukest raha. Ma olen vaene. Algus piirdume klotsidega. Võime siia klotsid ka peale panna. Ma juba Margusele ammu räägin. Margus ei kuula mind. Ma räägin, et rendiäris raha ei liigu. Seal on, et ma ei saa vahetada kõik korraga, kõik otse teha. Ei. Ma olen niigi kuradi maksetega tagareis. Ei, autot ei vahetaks. Välja teil, see on 1,9 turbodiisel. 110 kilovatti. Ja siin on, Margus, see on, mis mulle kõige rohkem nagu, miks ma mitte kunagi ei müü seda, sest sa pead aru saama, minu värvitöö, minu esimene värvitöö on, näete siin, see on ju puhal, see on minu tehtud. Saad sa aru, kuidas ma müün oma loomingu maha? No, see on selge. Siin on siis piduriklotsid ja need undavad seal tõenäoliselt. Kas neid kaitseplekke ei ole mõtet otsida? Selge. See on nagu nii mul tööauto, kui nüüd, et aru saaksite, siis selline asend on pidevalt. Ma pean siin rehve, pean mingid kuradi jamakorteris, kõik asju. Et see on mul juba kaubaauto, põhimõtteliselt võib selle kirja panna kaubaautona. Aga kurat, kui hästi sõidab, raisk, ma ütlen. Huvila tegi seal pulli uuesti. Ma sõitsin sinna, panin R-i peale, siis hakkas seda vilgutama seda käigu. Vaheta käigu hästi oli ära. Siis natuke ootasin, sest ehk panin lõpuks käigu sisse. Seal võib olla õlipuudus. Õli vähe. Jaa. Tule. Mis sa räägid? See, kõik. Ma arvan, et siin on kõik. Ma siin rohkem ei piina. See oleme Marguse juures lõpetanud tänaseks. Mastaab on selge, jumal tänatud, see ei nõua suurt raha. Nii et need arved saab makstud. Pannidega on siuke lugu, et varuosad võivad odavad olla, aga hästi tihti on neid vaja. Liigume edasi. Lähme järgmise auto järgi.